siin, olen garaažis ja ei ehita driftiautot. Täna on lugu väga lihtne. Õues on 25 kraadi sooja, päike paistab ja no mis muud mõte. Täiega tahaks kabrioletiga sõita. Ja ega see mõte ei ole mul esmakordne, see tähendab seda, et mõni aeg tagasi ma ostsin endale kabrioleti. Tegemist on väikse Suzuki Samuraiga. Kohe näitan autot täpsemalt, räägin oma projekti läbi ja proovime selle auto 2 päevaga teha selliseks, et järgmise sellise ilusilmaga saaks sõita. Aga täna on reaalsus see, et need ilmad lähevad mööda ja auto saab valmis siis, kui on juba jälle kabrioleti jaoks halb aeg. Veits välja suumitud. Pesin selle junni puhtaks ka kapoti alt. Väikene 1-liitrine karburaatormootor. Läheb käima isegi. Väga hullult roostes pole, see tähendab, et paneme siia veidi värvi. Siia ka, igale poole mujale ja kabrioletist hakkabki varsti auto saama. Kuskilt vaja sebida väike Moskvitsi tuli siia taha. Ja siis masin on tegelikult juba üle vaadatud. Tean täpselt, mis teha vaja on, kuid ma veel ei tea, kuidas. Pidurid jäävad tänu seismisele peale. Tellisin ära uued klotsid, remondikomplektid, taha uued klotsid, uued silindrid, jahutusradika, hammasrihma komplekti ja nii edasi. Mingi hunnik väikseid pudinaid. Auto 24-st otsisin välja kasutatud rehvid 195-80 R15. Ehk siis rehvi mõõt on siin päris naljakas. Ja uus rehv maksab umbes 80 eurot tükk, nii et selle jaoks, et suvel 3 korda sõita, tundub natuke palju, aga iseenesest eesmärk on siis lihtne, et see auto sõidaks hästi ja oleks tehniliselt päriselt korras. Uus päev on kätte jõudnud ja auto ei ole kaugeltki mitte valmis. Tegelikult ei ole midagi teinud. Võtsin seest istmed välja, põhjamatid, pesin puhtaks. Näen neid alla olevaid paari auku nüüd ja nii ongi. Pesin ka kapoti alt kõik ära, ehk siis pesemüüsosa on läbi hetkeks. Suht normaalne. Siin taga pole auku, ees jalge ees on üks auk. Sinna tuleb plaat peale keevitada. Ja siis ma arvan, et lasen lihtsalt põhja seestpoolt kivi kaitsmaga üle. Ühin nii palju rohtet lahti, kui saab ja saab ühtlase tooni ja kena olemise sisse. Ja siis sain rehvid. Pärast näitan. Kohe kruvingi väljad alt ära, võtan rehvid maha ja pesen, lihvin rooste maha ja krundin ära, nii et äkki saab väljad vähemalt õhtuks värvitud. Ja mõne aja pärast tulevad varuosad, et saaks pidurid korda teha ja radika ja hammasrihma ja nii edasi. Nii et hakkame asju tegema. Õhtu on käes. Midagi tehtud suures plaanis ei ole. See tähendab seda, et ma olen päev otsa midagi teinud, aga progress näeb väga väike välja, kuid tegelikkus on see, et järgmine hetk läheb kõik kiireks. Kiireks see tähendab seda, et asjad hakkavad kiirelt valmis saama. Ma olen maha peksnud piduritrumlid. Seal tagamaas on selline tummine tööriist, kus selle trumliga need ei tahtnud ära tulla. Need tuleb väga raskelt ära. Sest et piduri silindrid, need siin hoiavad klotse laiali ja neid ei saa maha keerata, kuna mahakeeramisjunnid on nii sees kui saab ja need on jäänud välja seisma ja need on kinni roostanud. Nii et need tuli maha peksta ja selle tegin ära. See võttis umbes 2 tundi aega, et trumlid terveks jääksid ja esimesed supportid on maha võetud. Ma ei mäleta, midagi kindlasti veel. Ja suuresi, väljad. Kui ma mõtlesin, et nende peale läheb mõni tund ainult, siis tegelikult ei läinud. Need on mu taga värvitud, keeran kaamera teistpidi, parem näha. Värvitud väljad, tore värk selles mõttes, muudab kohe auto kindlasti kenamaks. Ja teistpidi uusi rehve roostusvelgadele panna. Oleks kiire,
teeks. Täna enam kiiret ei ole, sest et päikselised ilmad saavad korraks läbi ja mul on natukene rohkem aega, et see auto valmis saada. Aga ma ei tahaks seda väga pikaks projektiks jätta, see tähendab loodaks, et homme õhtul ma saan sellega juba sõita. Uus päev, uued tööd. Nüüd tundub, et ma olen kuhugi jõudmas ka. Veepump on vahetatud, hammasrihma tahtsin uue panna, aga vale varvosa sain. Nii et hammasrihm jääb vana. Aga ma loodan, et ma saan selle varsti uue ja vahetan selle uuesti ära. Aga vana näeb välja väga hea, mis on veider, sest see auto on ikka väga kaua seisnud ja nii ongi. Igal juhul siia usaldust sellesse rihma panna ei saa, aga vähemalt saan käima panna. Järgmine asi peaks klapid ära reguleerima. Sellel saab siis klapi vahel sättida. Siin on nookurid, siin peab olema prigu ja kui seal pragu on, siis on kõik hästi. Lihtsalt seda peab mõõtma ja tegema õigesti. Nii et ma teen selle asja ka ära ja nii ongi, et sain ainult veepumba ära vahetada, mitte see hammasrihma. Aga veepump oli koleda loksuga, nii et praegu vähemalt saab siis korra auto sõitma. Panin uue radika külge, üldse ei sobinud, aga puurisin uued augud, lõikasin paar kõrva eest ära ja voila, küljest on. Nii et nüüd on radikas vahetada, veepump, hammasrihm, vana, nagu ma enne ütlesin. Ja piduri asjad on värvitud, ehk siis ma nüüd saan neid kokku panema hakata ja ma panen esipidurid ka külge. Varsti pidurid ära võtada, käima panna, tasooli valada ja siis õli välja lasta. Jälle on uus päev kätte jõudnud. Eile suurt midagi ei teinudki. Aga no ilmselgelt nagu ma ikka kogu aeg filmida ei jõua ja ma unustan ära selle asja. Vahepeal olen pannud pidurid kokku ära, rattad alla, pidurid õhutasin ära, nii et masin pidurdab. Aga nüüd on uus jama. Siin salongis oli paar auku. No mõtlesin alguses, et ma ei tegele nendega, ma panen mingi põhjamati peale ja äkki keegi ei pane tähele ja allpool oli nagunii mingi tervapappi õnn seal ees. Ja nüüd on tulemus siis selline. No, väga halvasti filmitud hetkel, aga kokkuvõte on siis see, et sellest väiksest august seal on üks suur nurk välja lõigatud. Tegin karbi nurga sisse poole uue ja panen uued põhjaplekid siia nurka. Nii et saaks jälle hea ja eks see siis paistab, mis mu kiirprojektist saab. Vahepeal on nüüd rattad alla pandud. Piu. Siin on lihtsalt keevituskaitse, et seda mu uhket tööd untsu ei keeraks. Aga nüüd ma hakkan sinna maale jõudma, et stanged tuleks küljest ära võtta. Varrotoidja juba võtsin ära. Siin on samasugune stange. Siin on see varrotoidja. Käib siia luugi külge. Voila. Paneme kõrvale. Igal juhul tuleks ära võtta ja eraldi ära värvida. Ja kui ma alguses mõtlesin, ma pintseldan need kohad ära, siis ma vist teen veits paremini, nii et sellest lihtsast asjast ei jää lihtsalt midagi alles. Need torud ka koledad roostes, eemaldame need ja teen need ka korda. Järjekordselt 4 päeva möödas. Okei, 3. Kolmapäev on viimase videoklipi filmisin ma pühapäeval. Vahepeal tegelikult ma keevitsin veits põhja, aga no seda iga päev filmida pole mõistlik. Aga päeval ma käin nüüd teist tööd hetkel tegemas. Nii et mul ei ole liiga palju aega ja praegu kell näeb jälle 0-0-ile, nii et põhi paremalt poolt on põhimõtteliselt valmis, aga nüüd ma vaatasin vasakult pool on ka veits probleeme. Nii et selle kerega ei lähe üldse nii hästi, kui ma olen planeerinud. Tuba täis on värvilõhna, see tähendab seda, et ma värvisin just või kruntisin stanged, esimese tagumise ja selle varrute hoidja. Need torud ka, mis ma tagasi näitasin. Need ripuvad seal stanged all, seal. Siin üks, teine seal. Nii et lihtne projekt. Kaugeltki mitte enam lihtne.
viimasest klipist on jälle möödas päris palju, see tähendab, et ma alustasin umbes 2. juuli, täna on 15. juuli. Viimase klipi filmisin kolmapäeval, ehk siis mida sa nägid ette tagasi. Aga tulemus on lõpuks selline, et Suzukil on tekkinud põrand või hakkab tekkima, tahtsin öelda, aga tegelikult on tekkinud. Valge kivi kaitsme all, lapid pandud, üks kerekandur korda tehtud ja nii edasi. Lõpus tõmbasin kereliimiga kokku ja lasin selle kivikaitsmega üle. Tulemuse näitamist võin proovida, kas see videos nagu midagi välja toob, ei tea, aga panen kaamera teistpidi korra ja näitan teile ka. Selline ta on. Siin terve hunnik klappe pandud pop igal pool. No ilmselgelt seal juhi poolel selle karbi seest hakkas räigelt musta jama välja lendama, kui ma kiviga etitlesin. See plats on nagu mingi põld jälle nüüd siin. Nii et on nagu on. Loodan, et varsti saab ära värvida. See tähendab, et homme hakkan pushima selle nimel, et väljas saaks värvi alla. Ja siis on veel mõned asjad teha. Näiteks kütusepaak on siin kõrval maas. Ja selle mure on lihtne, et väike kütteleke oli, aga õnneks tagasivolu hoolikuvalt tuli, nii et tegelikult teen paagi väljast puhtaks, lasen mingi mördiga üle ja panen alla tagasi. Näeb kena välja. Ja äkki säilib veits paremini. Ta suht roostane, aga katki veel ei ole. Update. See on nagu tegelikult up to date, ehk siis üle aja juba ammu. Lõpuks ometi on asi nii kaugel, et sellel väiksel Suzukil on tekkinud krunt. Ma lasin selle just peale, nii et see jääb ööseks ja kuivama ja tähendab seda, et homme saab lihvida krundi hästi siledaks ja panna värvi peale. Loodame, et see juhtub homme. Järjekordselt on, ma ei tea, juba 20. juuli ja alustasin ju 2. juulil vist, et 3 päeva projekt. Nagu see asi käib, siis kui eile sai krunditud, siis täna saab värvitud. Ja tegelikult see läks ka niimoodi. Anette on päev otsa siis midagi lihvinud siin. Ette valmistu teinud. Kord tundus, ma olen voolnud, raske ta olengi. Aga õnneks on väike tuleraamikene. Ma ei väga nendel detailidel tähelepanu pööranud üle. Masin sai suht hea. Siin ta läigib taga. Endiselt väga palju igasuguseid mõlke, lohke, värke. Aga ega nende väljasaamine polnudki mu eesmärk. Mu eesmärk oli see, et oleks kena. Ja tundub, et on ka.